ja vaatame, mida see Nõmme derbi meile siit toob. Koosseisudest Nõmme Kaljus, aga siit äkki tuleb Unitedi võimalus, Sakralfeksliini ja lööb ja madalalt ehk siis Bergi jaoks. Vašuk nopib lahtse palli. Uuesti Tarasenkovile. Tõste tuleb, siht suunab ja värav. 18. minutil Tarasenkov tõstab ideaalse palli esimese posti kõrval Rommi sihile. Ja siht paneb peanupu vastu ja lööb Kalju siit juhtima. Lavana ja siingi tegelikult tegutsevad hästi, näeme ka. Ivanov mängis siin Tarasenkoviga kokku. Et tegi Tarasenkov mingi peene liigutuse ka, aga sealt sihti edestas Lääne laidu ja sinna esimese posti kõrval ega Pürg väga hästi tundub sealt duellis midagi ei näinud ka, nii et keeruline olukord, aga Kaljule peamine see, et nemad on läinud siit juhtima. Beglaršvili pall läheb otse väravahi peale, oi, ja taaskord Sakarja Beglaršvili otse nurgalöögist. Väga keeruline on tema vastu neid nurgalööke kaitsta, tuleb välja postipõrkest oivaliselt. Ei tea, mida, no vaatame uuesti. No siin päike võis midagi segada, aga tegelikult Berk seal esimeses postis lihtsalt ei ulata ja postipõrkest, tagumise postipõrkest ilusti lendab see pall võrku. No suurepärane sooritus. Ja no jah, siht ja kes seal veel proovisid midagi teha, midagi hüpata. No vot siis, ja meil on 1-1 ja mängitud esimesest poolest vähem kui pool, nii et Nõmme derbi kogu täiega siin käimas. Konkreetselt väitis oma koefitsientidega, et on Kalju siin soosik. Aga äkki siit vastab Kalju ja muidugi vastab siit! Ja Nikita Ivanov ühe puutaga lähetab selle palli sinna posti kõrvale ja üsna ootamatult veeres see pall sealt ette ja no räägi veel siin soosikutest. Ivanovi jaoks 3. värav sellel hooajal, vaatame siit uuesti. Audisse olukord tuli ja Rommi sihipall tegelikult Vašuk seal jättis, nii et Rommi sihile värava sööt sellest mängust juba. Ja tõesti mõne minutiliste vahedega on see skoor siin mõlemal poolel avatud ja Kalju muidugi pürotehnika ka selle peale. Üks värava sööt kirjas. Ja läheb sealt kaitsest mööda, tuleb padal sööt ka, Pürgis postis olemas. Tuleb teisest ka lainest löök ja siingi pole. Loodetakse natukene selline lihvimata teemat, kui siit Kevin Mätas minemas, Fukushik tema vastas. Mätas võtab ette, lööb ka esimese posti kõrval Berk olemas, Mätas uuesti elab seal seljas teisest lainest nüüd. Tundub praegu mitte, aga äkki siit teisest lainest Ivanov kohe üllatab. Ei, siit teeb väga hea konksu. Otsib veel söötuda siis Rommi sihile ka ja Pürgit suurepärane tõrje. Oi, kui õnnetult siin värav on täiesti tühi. Ehk siis Šabiri number on seal Männilaane asemel. Ja vist oli Sõtšukovi oma Kase asemel, samal ajal Kalju on rünnakul, ehk siis mehed veel väljas ootavad. Sihilt uus pall ja Vašuk ja lööb siit palli võrku 60. minutil ja Bogdan Vašuk. No tere tulemast tagasi siia Premium liigasse. Suurepärane lahendamine kindlalt sinna varaposti kõrvale ja siin lähevad mehed ratsutavad juba sinna 60. minutil välja. Männila on siis tema asemel ja Sõtšukov teeb ruumi Kristjan Kasele, samale näeme seda momenti ka, kuidas Vašuk ise aitas ehitada, siis mängib sihiga kokku ja pall võrku, ehk siis Rommi sihil igas väravas siin praegu osalus, 2 väravasöötu, 1 värav. Nii et tõeline mängu parim tundub, et on täna siin see Rommi siht. Ja 9 mängu siis kaotuseta ja siit tulemas 10. mäng, kui Mattias Männilaan minemas läbi, kas läheb löögile ka ja naelutab selle palli võrku 65. minutil. Mattias Männilaan viib Kalju 4-1 juhtima selles mängus ja tõesti Kalju on minemas nüüd teisel poolel siit oma rada ära. On see väravate vahe. Näeme seda kordust ka. Ja siit Ivanovi suurepärane pööre ja sööt. Ja Männilaan, et no hea jooks avanemine ka terava nurga alt suutis selle palli Pürgist mööda lüüa kindla löögiga. Vahel on lõppe tõesti nii keerulise, või ma ei teagi, kas see olümpiavärav on keeruline värav või just selline asi, et kuidas ta sealt kinni ei saa. Aga samal ajal Baptista läheb siit löögile ja keskele ja Pürg püüab selle palli kinni.
Siit otsib veel söötu Nikolajevile edasi. Pall kasti, Männil on juba lõi seda palli sinna võrku. Orlov ja suurepärane löök siit Mihhail Orlovilt posti kõrvalt ja nii võimatult, et Kalju läheb siit seda mängu 5-1 juhtima. Ja suurepärane sooritus, vaatame uuesti Nikolajevilt. Tuli siit see sööt kasti, siit ei saadud löögile. Siht jätab selle palli Orlovile ja no, ilmselgelt see Rommi siht. 3 värava söötu siit täna ja Rommi siht. Tõeline mängukangelane muidugi Orlovi löök ka no, nii kindlalt sinna posti kõrvale, nii tugevalt. Et väga-väga hea töö sellelt noorelt Kalju ründajalt. Ja tõesti, kui sul on selline mees teist hooaega mängima, kui siin Baptista otsib seda löögi kohta usinalt, Orlov ei lähe ka siit löögile, Baptistale uuesti pall, kas siin kasti taga äkki oleks keegi teine abis, aga ei, Baptista ise keerab siit löögile 88. minutil ja suurepärane sooritus Nõmme Kaljult siin täna. Näeme siit uuesti ka, Baptista ise pikalt otsis seda löögivõimalust ja tegi siin neid löögipetteid hoolega, siis aga võttis Orlovi appi, keeras ise kaitse pealt maha ja parema sinna ristnurga poole see pall Orlovilt ka. Värava sööt, nii et vahetusmehed ka täna ikkagi väga säravalt tegutsenud. Männil on Orlov, Baptista. Kõigilt tõesti väga tugev sekkumine. Ja no, eks oli ka arvata, no Baptista muidugi ei ole selline põhimängija ikkagi tulnud vahetusest, aga jah, Männil on. Siin mängus näeme, aga võib-olla on see ka väga hea, tuleb otse värava peale, oi, kui õnnetu, aga Kalju jaoks õnnelik. Ja 7-1 ja tundub, et päris olümpiaväravat me siit ei saanud. No esimene poole tegelikult ju oli väga okei, tegelikult üsna võrdne mäng ja tundus, et see võib täiesti mõlemale poolele minna. Et miks teine pooleks selliseks siis pöördus? Nagu ma ütlesin, laste vigud me teeme ise nagu see lihtsam söödud omavahel ja kui need väiksed asjad ei paneme nagu paremaks, siis on väga raske mängida, eriti Kalju selliste nagu kvaliteetne mängijate ees ja keskvalli, nendel on ikka nagu päris head, nad oskavad söödu ja nad oskavad realiseerida. Ja nii läks, me andsime ise võimalusi ja nemad kasutasid. Peaks olema õige vastus. No tõesti, mis täna sulle selle hea hoo tõi? Sõid sa midagi erilist enne mängu, tegid mingi erilise ettevalmistuse, mis su see võti täna oli? Ettevalmistus on täpselt sama nagu iga mängu jaoks, lihtsalt täna tuli välja ja esimene värava andis kindlasti enesekindlust, et kuigi lasime sulle kiire värava tagasi lüüa, siis meie nagu enesekindlus lange, suutsime ikka palli kontrollida vastase kasti juures ja tekitada väga häid võimalusi. Täna oli lihtsalt realiseerimine veel väga hea, et kõik mängijad, kes tulid ka pingi pealt, suutsid